Beatrice saatis sulle tervistusi, edastan, et sa lased ta laule. No Tim Sipsuke, ma ütlen ausalt, et võid Beatrice'ile teada anda, et kui ma Age maha jätan, et siis noh, küsi, võid juba ära küsida, et kui ma ära lõpetaks, et kas oleks nagu variante temaga ka. Siimoodi ja jälle nädal diivanil, ega ma ei oskagi midagi öelda, jälle nädal diivanil. Ja tekitame sellise keskkonna, kus koosoleku mõistes psühholoogi loengu ma ise juhin seda protsessi ja lähme rahulikult step by step läbi ja ma arvan, et me leiame selle süvendatud Steppi tuleb ka või? Ei, parandan, see on ehk siis sammu haaval. Steppi tuleb ka. Ma mõtlesin, et Steppi kutsutakse ka, et kui Nõlleks meid vallandab, siis äkki Steppi võtab tööle. Ei, härra, nii hull ei ole. Siis hea seegi. Ei, rahu. Kõik on praegu rahulikud ja kontrolli jääd. Ja lohutan teid ka mõlemaid. Et härra Taylor, kas te kuulete ka tagasi? Kaks üks kõik Tim või? 4-0-2 hääle, et 10-4. Oi, mida. Mõtlesin, lähme Sandisse. Mida Grim Jarrile tahan nagu samma kohta osta, vaata, kodu. Siis on nagu eriti mugav. Mul on juba takud, värgid, särgid välja mõeldud. Saate aru või? Mul on mingi 300 IQ plaan lihtsalt. Ma pean veits meelde tuletama, kus mu kodu on. Sest ma siiamaani väga hästi ei mäleta, aga oletame, et mendid ajavad taga, on ju. Mendid ajavad taga praegu ja siis ma olen mingi täiega pinges, et mingi türa, mida ütlema teen, ma ei tea, türa. Mul on vaja mentide eest ära saada, mingi täiesti putsis, mul mingi täiega kassib praegu, vaata, siis tõmbad siit ülesse. Siin seda autot ei ole, on ju. Siis mingi mendid tulevad taga, meil on mingi vahemaa on suht pikk, tõmban siia vahel ära. Okei, ei läinud päris nii. Tõmban siia ära lihtsalt ja mendid on mingi, mida vittu, kus ta läks? Saad aru, 200 IQ plaan lihtsalt. Ja nii liht ongi, saad aru? Mida vittu, see on mingi suht hea ju. Tim! No vaatame need teised küle, mis seal tagapool toimub. Minu arust üks oli see Margus Karuse Soome ehitaja. Tõras karjud. Skiivere. Pane kiivere pähe, türa. No võt, see prost ei olnudki kiivere. No just, oleks kiivere pähe. Sa vigani. Toho. Kakleme oma vahel. Toho. 3-10-40-20. Aga õige, anna talle, türa. Kiivrit ei kanna. Tegija kannab kiivrit. Kuule, aga nüüd too ju, tappis teise ära ju. Tuleb ära väänata. Vist küll, jah. Sa potsis. Läks järgmine vend. Oi, püle. Ei aidanda. Näh. Ta võiks Normid kaussi saada. Aps. Pisi maast ära. Tim. Anna sidesse ka, et olukord on korras. 10-24 või mis see oli? Tervist. Sain sõnumi, et kohalikud on hälvikud. Ma arvan, et see on see sama vend. Arvan küll. Räägi. Kuulete kohalik. Mis asja? Kertust saan teha. Tere, mida vittu, see on mingi täiesti mingi, issand jumal, see on mingi
see veel tuli just tema üsast välja. Oota, ma helistan tagasi talle. See või Peeter Rõõmes raudselt. Arvad, et türa see oli nagu veel heledam. Ai, see oli Peeter Rõõmes oma. Peeter oli 1.7. Jõudu sünnitusmaja või? Ah, kui pers! Siis on tegelikult üks suur asi, mis mõjutab kõiki mängijaid, on relvade kasutus. Kui kasutad relva ehk sihid, siis tekib ekraanile täpp, probleem igasuguste monitori täppidega. Noh, siin mul on pikk selgitus, et miks. Sisuliselt ongi see, et probleem igasuguste monitori täppidega on meil olnud meeletult palju. Ja kui jälgida nagu suuri välismaa servereid, siis kõik on läinud selle peale, et inimesed kipuvad neid kasutama, mis siis, et neid ei lubata, aga NoPixel, Nonstop, neil on nii. Ja kuna siin juba inimesed ostavad endale meelega mingeid täpiga monitore nagu Kametex, siis noh, pigem näitame sellele Kametexile fuck'i ja ütleme, et loll, sa ostidki täpiga monitori ja raiskasid 2 sotti, aga nüüd me paneme serveril ise lihtsalt täpi peale. Et see on nagu, see on nõme ja mulle endale ka ei meeldi see, et relvadel oleksid täpid. Aga lihtsalt see tegelikult kasvab igapäevaselt, see nende täpiga monitoride arv ja seda admin mõistes kontrollida on väga-väga raske nagu. Ja isegi kui me saame kellegi kätte, siis noh, jah, me teeme neid näidispoomisid ja asju, aga me kunagi ei tea, kellel on ja kellel ei ole nagu. Minu meelest on siin reaalsuselt on olukord selline, et Paparexil oli lihtsalt bad lucky, lihtsalt sellepärast, et ta kannab mingit X-sümboolikat endale seljas ja kuradi tegelikult nagu reaalne teema on see, et Twitchi vaatajad, ehk siis sealt edasi siis eestlased ise on hälvikud. Ja kuna Twitchi maastik on nii noor, siis meil on nii palju neid lolle hälvikuid tatte, kes käivad ja otsivad mingisuguseid probleeme streamerite vahel, et käia jahvatamas seal mingisuguseid X-probleeme, et tema ütles sulle niimoodi ja nüüd sina ütle talle ka midagi vastu ja kui sa talle vastu midagi ei ütle, siis sa oled pede. Noh, see on see casual Twitch chat, et kui mingisugune keegi kedagi millegi ütleb, siis oi pläs, et läheb siuke klaunaad lahti ja siis ongi mingisugune Twitch sõda, mis kestab mingisugune nädal aega ja siis nädal aega hiljem mitte kedagi jälle ei koti ja siis leitakse mingid uued kandidaadid ja läheb jälle nullist uuesti. Nagu tegelikult on lambi nagu. Tegelikult on täiesti lambi.